tere õhtust! Eetris on 9 uudised. Saate nimi on Reportaaž. Mina olen Eesti kodanik. Tänases saates. Eile õnnestus moslemi taustaga häkkeril sodida vähemalt 12 Eesti veebilehte. Toosama inimene muutis Vabaerakonna veebilehte ja lisas libapressiteate. Teeme ära talgute raames korrustati ka Tallinna loomaaeda. Putini motopande liikmed ületasid ilmselt Soome piiri. Kolumbia vettehüppe sooritus ebaõnnestus täielikult. Ja Lääne-Virumaal kihutati ligi 300 km/h tunnikiirusega. Kuid alustame algusest. Viimastel andmetel on sisse häkitud lausa 12 Eesti veebilehele, nende hulgas ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna oma. Tänu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhtumile avastati kiiresti 11 ülejäänud juhtumit. Süüdi on selles üks moslem, kes on tõenäoliselt eestlane, aga kirjutas inglisekeelse teksti. Ja me toome nüüd teieni lühireportaaži. Nagu te sellelt pildilt näete, siis siin on kirjas Hacked by Pheno Menedze ja islami kiri kaubeltoga all. See oli horisont.ee veebiekraani tõmmis. Rünnati ka Eesti Vabaerakonna veebilehte, kui kirjutati libapressiteade, et Vabaerakond muutis nime Eesti libertaar feodalistlikuks erakonnaks. Küllaltki keeruline nimetus ja arusaamatu, miks seda tehti. Täna toimus talgupäev Teeme ära. Vaatamata tugevale vihmale korraldati Teeme ära talgud päris paljudes kohtades, teiste hulgas ka Tallinna loomaajas. Meie reportaaž viibki meid sinna. Päris tublid talgulised. Kuid nüüd Putini meelne motopande 2 liiget ületasid Soome piiri. Üks neist läks praami peale, teine aga jäi sinna. Näitame lähemalt ka pilti motopande liikmest. Selline näeb välja siis Putini motopande liige. Sellised toetavad Putini äärmuslikku käitumist.
Ja nüüd spordi uudise juurde. Nagu te näete, siis me nüüd alustame taas ühe ebaõnnestumisega, millest jutt käib, kohe näete lähemalt. Selline ebaõnnestumine, kuid kohe vaatame ilmateadet, mis lähipäevade tulemas on. Hetkel siis, tere õhtust kõigile, on Tallinnas 5,8. Tartus 8,5 ja kõige soojem on ikka Võrus 11,1, samas kõige jahedam Restnal 4,4. Täna öösel on pilves selgimistega ilm. Ööhakul saab mitmel pool vihma, kohati on udu. Pärast keskööd sajuvõimalus väheneb, puhub läänekaare tuul 4-10 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 26 kraadi. Tallinnas saab öösel vihma, tuul puhub läänest 4-9 meetrit sekundis, sooja on 3 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool saab hoovihma, puhub läänekaare tuul 3-9, pärast on põhjarannikul lääne ja loodetuul puhangti 13 meetrit sekundis. Sooja on 7-12 kraadi, Tallinnas saab vihma, puhub läänekaare tuul 5-9, puhangti 13 meetrit sekundis, sooja on 10 kraadi. Esmaspäeva öösel on selge ja vähese pilvisega sajuti ilm, õhutemperatuur on -20+4, Tallinnas -1+1 ja on selge. Päeval vähese pilvisusega või siis vahelduvaga. Õhtul võib saada saartel hoovihma. Sooja tuleb 9-14 kraadi, Tallinnas 9-12. Teisipäeva öösel saab mitmel pool vihma, kaasa arvatud Tallinnas. Sooja tuleb 3-7, Tallinnas 4-6. Teisipäeva päeval saab ka vihma ja on pilves. Lõunakaare tuul 3-7 meetrit sekundis, sooja 10-16, Tallinnas 10-13. Kolmapäeva öösel on sooja 5-8, päeval 13-18. Öösel ei saja, päeval sajab. Aitäh! Kuigi uudistesaade peaks nüüd läbi olema, siis veel ei ole. Me näitame teile ühe otselüütuse ja siis tuleb paus, mille järel me näitame teile reportaaži Lääne-Virumaalt. Kuna see on 15-minutiline, siis te näete seda natuke hiljem. Aga nüüd siis spordireportaaž otse-eetris korvpallist. Kuigi ei saa öelda, et Tarvas oleks võitluseta midagi ära. Tarvas on otsinud oma šanssi kogu aeg ja iga sellise tagasituleku võimaluse esimesel poolel kindlasti ära kasutanud. Ja teisel poolel ja ikkagi selline kolmas veerand, kus Tantsi juhtimisel tehti see lõplik kopp ikkagi on kaotusi. Teise veeranda lõpp ja kolmanda veeranda algus, et see kokku siis lõppkokkuvõttes Rockile edu tähendab. Ja Torooni korra peal ja kolmene on tõsiasi. Jaa, ei, ongi täpselt, siin on, tundub, et on ikkagi vahel sees, kes Reili Rossis ja Laistab. No selles mõttes jällegi praegu ei suunatud, et tuli korra kate ja kattesse kinni ja kuba. Ai.
see on see vana vigastuse koht, mis praegu võis välja lüüa. Ja Bešikevitsusel on siis jah sel hooajal mitmel korral olnud ja siit ta kohe käega kinni haarab, et midagi juhtus. Ja suure tõenäosusega juhtus ka, et ta ise laseb siit praegu silmest läbi kõike seda, mis on eelnevalt juhtunud. Ta teab, et seda praegu tunda andis, ma ei tea, kas sama koht, aga emotsioon oli küll selline. Ja tal on, ja ongi täpselt nii ja vaatasin ka Toomas Kandimaa reaktsioon oli selline, et